Just kuulsime Luuka evangeeliumi 11. peatükist Jeesuse õpetust palvest, kui üks tema jüngritest küsis, et issand, õpeta meid palvetama. Täna minu igatsus on ka, et me võiksime võtta vastu issanda õpetus sellest, kuidas palvetada. Ja piiblis on palju palved, mis on meile eeskujuks ja juhatuseks, et õppida palvetama. Ja ka see palve, mida Jeesus õpetas siin Luuka evangeeliumi 11. peatükis, on meile eeskujuks, kuidas palvetada. Ja samasuguse palve õpetas Jeesus Mattuse evangeeliumi 6. peatükis, mis on meile väga tuntud. Ma loen selle ette, Mattuse evangeeliumi 6. peatükk, alates salmist 9. Teie palvetage siis nõnda, meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Et Jeesus õpetab siin meid palvetama. Ja kõigepealt, kui me seda palvet hakkame vaatama, on tähtis näha, kuidas see palve algab. See palve algab sõnadega meie isa, kes oled taevas. Ja siin me näeme, et see palve kuulub ainult neile, kes on uskunud Jeesusesse kui Jumala pojasse, oma isiklikku päästesse. Ainult need võivad nõnda palvetada, minu isa, kes oled taevas. Et mitte kõik inimesed ei ole Jumala lapsed, vaid ainult need, kes on tõeliselt meelt parandanud ja uskunud Kristusesse kui päästesse. Aga see palve on nii tuntud, isegi paljud mittekristlased teavad seda palvet. Aga nad on seda palunud ilma, et nad oleksid oma elu pühendanud Kristusele. Ja kui me vaatame Mattuse evangeeliumisse, siis mõni peatükk tagasi, 3. peatükis juhtus samasugune asi, kui variserid ja kirjatundjad tulid risti Johannese juurde, et saada ristitud. Ja nad tulid, et teha mingit usulist toimingut ainult väliselt. Ja siis risti Johannes ütles neile Mattuse evangeeliumi 3. peatükis salmis 7. Ta ütles neile, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest, kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja ja ärge hakake iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Nii et variserid ja kirjatundjad tulid, et saada ristitud, aga ilma tõelise meeleparanduseta. Ja nii on ka palju inimesi, kes jaatavad kristlikku usku või isegi on seda palvet palunud, aga nad ei ole tõeliselt meelt parandanud, kahetsenud ja palunud neid sõnu selles palves, et isa, anna andeks mu võlad, andesta mulle mu patud. Või nagu Luuka evangeeliumis on see tölner, kes lööb vastu rindu ja ütleb, et Jumal, ole mulle patusele armuline. Et ainult selline on see tee, kuidas me tuleme, et astuda osadusse Jumalaga. Ainult need, kes tõeliselt usuvad Jeesusesse, et ta on mu päästja, nagu rist Johannes ise ütles, et vaata, see on Jumala tall, kui Jeesus tuli, kes kannab ära maailma patu. Et kui ma palvetan, siis ma tulen palves Jumala ette, kes on saanud mulle isaks sellepärast, et ma usun Jeesusesse, Jumala pojasse, kes andis enda ohvriks Jumala tallena minu eest. Ta kandis Jumala püha viha minu pattude eest risti peal ja ma usaldan teda lapselikult oma päästjana. Ja siis ma võin lapselikus usus pöörduda Jumala poole kui oma isa poole ja öelda koos apostel Paulusega Rooma kirja 8. peatükk, salm 34, kes võib meid hukka mõista. Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Et kui ma nüüd palvetan minu isa või meie isa, kes oled taevas, siis ma teen seda usu läbi Jeesusesse, kes on taevas Jumala paremal käel. Ta on minu eeskostja. Apostel Johannes
kirjutab oma esimese kirja 2. peatükis, et mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Et sa oled tõeliselt meelt parandanud ja siis sa vaatad usus taevasse ja kui keegi patustab, siis on meil eeskostja Isa juures Jeesus Kristus, kes on õige ning tema on lepitusohver meie pattude eest. Et kui ma nüüd palvetan, siis ma palvetan nõnda, nagu on kirjas Kolossakirja 3. peatüki alguses. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratunud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Nii et kui sa ütled need palvesõnad, meie Isa, kes oled taevas, siis tee seda usu läbi Jeesusesse, Kristusesse, kes on sulle avanud tee osadusse Jumalaga. Igatse osadust Jumalaga, kes on saanud sinu isaks, usu läbi Jeesusesse. Et see on kõige esimene asi, mida inimene peab mõistma. Ja teiseks, on väga oluline mõista, et kui me saame ainult palvetada meie Isa, kes oled taevas, pühas vaimus, ainult pühas vaimus on võimalik palvetada nõnda. Ainult püha vaim võib anda meile lapseliku usu Jumalasse kui Isasse. Et kui sina oled uskunud Jeesusesse kui oma päästesse, siis püha vaim on tulnud sinu südamesse üks kord ja alatiseks. Galatia kirja 4. peatükk, salm 6 ütleb, et olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Aba, Isa. Et Jumala püha vaim on tulnud sinu südamesse ja tunnistus sellest on see, et sul on uus armastav osadus Jumalaga, kes on saanud sinu isaks ja sa ütled palves Aba, Isa, mis on eriti õrn ja armastav viis Isa poole pöörduda. See on sellepärast, et püha vaim on lapse õiguse vaim. Rooma kirja 8. peatükk, salmid 15 ja 16. Seal on kirjas, et te ei ole saanud orjuse vaimu, et te peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Aba, Isa. Ja seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja Jeesus ise ka palvetas nõnda, kui ta oli Getsemani aias, siis Markuse evangeeliumi 14. peatükki, salm 36, seal on kirjas, et ta palvetas Aba, Isa. Et Jeesus palvetas nõnda, et ta oli poeg, kes oli armastavas osaduses Isaga. Et Isa ja poja vahel on olnud armastav osadus terve igaviku. Jeesus on Jumala armas poeg. Ja meie peame astuma sellesse osadusse, mis on Isa ja poja vahel olnud terve igaviku. Ja see on ainult võimalik pühas vaimus. Nii et palve on võimalik, tõeline ehtne palve on võimalik ainult pühas vaimus, kes on lapse õiguse vaim, kellest sa võid öelda armastuses Isale, Aba, Isa, minu kallis Isa. Nii et kui me tahame tõeliselt õppida palvetama, siis on nii oluline mõista, kui tähtis on püha vaimu roll selles. Et Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama, aga kui nad olid Getsemani aias, siis jüngrid ei suutnud palvetada, nad jäid isegi magama, nad ei suutnud valvata isegi 1 tundi. Ja seepärast Jeesus tuli nende juurde ja ütles, et vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta ütles, et ilma Jumala püha vaimuta me ei suuda palvetada. Et püha vaim on see, kes kingib meile erilise palveosaduse. Tema kingib meile selle vahetu osaduse Jumalaga. Ja sa oled võtnud vastu Jumala püha vaimu, kui sa oled tõeliselt usaldanud Kristust oma päästjana. Aga sa vajad uuesti iga päev, et Jumala püha vaim täidaks sind. Ja seepärast on nii oluline see, mida Jeesus õpetas Luuka evangeeliumi 11. peatükis oma jüngritele, kui ta ütles, salmis 13, et kui teie nüüd, kes olete kurjad, oskate anda häid anda oma lastele, et kui palju enam Isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Et me peame paluma, et
Jumala püha vaimu õnnistust oma ellu, et meil oleks sügav palve osadus Jumalaga. Vaim tuleb appi meie nõtrusele, meie ei tea, kuidas palvetada, me oleme nii nõrgad, me oleksime nagu need jüngrid seal Getsemani aias, kes jäid magama, nad ei suutnud Jeesusega koos palves võidelda. Aga Rooma kirjas 8. peatükk on kirjas see, et vaim tuleb appi meie nõtrusele. Ja kui sa tunned, et sa oled palju läbi kukkunud oma palveelus kristlasena, siis tea, et Jumala püha vaim on tulnud sinu südamesse, et õpetada sind palvetama. Ja see palve, mida Jumala püha vaim kingib, see on midagi väga sügavat ja erilist. Ja tahaks minna tagasi Mattuse evangeeliumi 6. peatükki, kus Jeesus õpetab siin, milline on tõeline palve. Ja peatükis 6 ja salm 6 ta ütleb, aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palvet oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Et Jeesus õpetab, et meie palve peab olema sügav ja isiklik ja varjatud. Meie palves on midagi, mida teised inimesed oma silmaga ei saa näha. Ja siis ta ütleb edasi, milline ei tohi palve olla. Salmis 7. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Et Jeesus õpetab, et me ei tohi oma palvetes toetuda sõnaohtrusele, sellele, kui palju sõnu me ütleme, vaid me peame igatsema varjatud osadust isaga, kes näeb varjatud, kes tunneb me südant, kes armastab meid. Me peame otsima midagi palju sügavamat kui lihtsalt sõnade korrutamine, elavat osadust Jumalaga. Ja selleks on nii hea lugeda psalmi 42, kus psalmist räägib sellest osadusest, mis meil peab olema. Psalm 42 ja teises salmis on öeldud, otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Et selline peab meie palve osadus Jumalaga olema. Mõtle hirve peale, kes on janus ja januneb, igatseb veeojade järele. Nõnda pead sina igatsema osadust Jumalaga, igatsema Jumala püha vaimu õnnistust, paluma, Jumal, anna mulle veelgi sügavam palveelu, et mul oleks sinuga elav osadus, Jumal, et sinu ligiolu oleks nagu elav vesi, mis täidab mind. Et ära ole rahul sellega, et sa palvetad ja sa tunned end lihtsalt sõnad ja sa oled ikka oma hirmude või kahtluste või murede küüsis või sa tunned, et su palve on lihtsalt kuiv ja elutu, vaid see palves on midagi erilist, midagi sügavat, Jumala püha vaimu osadus. Mõtle Rooma 8.16. Vaim tunnistab meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. See on midagi vahetut, sügavat, isiklikku. Ja see on palve osadus, mida me vajame. Ja kui me nüüd mõistame, milline see palve peab olema, me võime vaadata Jeesuse õpetatud palvesse Mattuse evangeeliumi 6. peatükis. Ja mida õpetab siis Jeesus? Mis on see kõige esimene asi, mida me peaksime paluma? Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Et see peaks olema meie kõige esimene palve igatsus. Et Jumala nimi oleks pühitsetud, et Jumal oleks meile kõige kallim ja erilisem, kõige hinnalisem, kes väärib meie täielikku pühendumist ja armastust. See on meie esimene palve, see näitab seda, et palve on kõige esmaselt Jumala ülistamine, Jumala kiitmine, Jumala imetlemine. Me peame suure innu ja igatsusega paluma, isa, pühitsetud olgu sinu nimi. Ja me peame selleks vaatama Jeesuse peale, et õppida nõnda paluma, sest Jeesuse kogu mainelu, Jeesuse kõik palved
olid selleks, et au tuua Isale. Ja Jeesus palvetas vahetult oma risti surma samamoodi. Ja see on Johannese evangeeliumi 12. peatükis. Johannese evangeeliumi 12. peatükis, salm 27. Ja Jeesus ütleb siin Isale, nüüd on mu hing ehmunud ja mida ma ütlen, kas ma pean ütlema, Isa, päästa mind sellest tunnist, kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Et Jeesus ootas eest ristikannatused ja ta palub, Isa, kirgasta oma nime, täpselt nii, nagu ta õpetas, meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Ja siis tuli hääl taevast, ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Nii et Jeesus kuuleka pojana igatses, et Isa nimi oleks kirgastatud, kui ta andis oma elu lunaks meie eest. Ja meie peame samamoodi otsima osadust Jumalaga palves ja paluma, meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Ma vaatan Jeesuse peale, kes andis kogu oma kalli elu minu eest Jumala auks. Ja kuidas saan mina ennast tagasi hoida, ma pean kogu oma elu nüüd andma selleks, et austada Jumalat. Nagu 1. Korintuse 10.13 ütleb, et niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Tee see enda igapäevaseks palveks, igatseda Jumala au. Ja kui me nõnda palume, siis me tegelikult palvetame seda, mis on Jumala kõige suurem käsk ja nõudmine meile. Kui Jeesus käest küsiti, mis on kõige suurem käsk, siis ta ütles, et armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Et see ongi suurim ja esimene käsk. Et see, mida Jumal ootab sinult, nõuab sinult ja seepärast pead sa paluma. Jumal, olgu sinu nimi pühitsetud, austatud. Ja nii me palvetame kõige esmaselt oma südame olukorra pärast. Ma palun, et mul oleks selline süda, mis austab Jumalat. Ja kui ma palvetan teiste inimeste pärast, siis samuti ma palun, et Jumala nimi saaks austatud, pühitsetud, pühaks peetud teiste inimeste südametes ja eludes. Ma palun sellist palvet, et Jumal oleks kõige esimene, kõige kallim, kõige armsam. Ja see on see, mida Jeesus õpetab siin Mattuse evangeeliumi 6. peatükis, salmides 20 ja 21, kui ta ütleb, koguge endile aarded taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Nii et meie isiklik palveelu peaks ka olema selline, et me kogume aared taevasse, et palve meie üks kõige kalli hinnalisem hetk meie igapäevaelus. Et Jumal saaks meile kõige kallimaks südameaardeks. Et kas sinu jaoks on palveelu nõnda kallis? Kas sa igatsed sellist osadust Jumalaga? Siis õpi Jeesuselt seda, mida ta siin õpetab meile. Ja siis palveta nii, nagu Jeesus õpetas, sinu kuningriik tulgu, või me oleme harjunud, ütleme, sinu riik tulgu, aga ma usun, et on hea tõlge, sinu kuningriik tulgu. Ja see palve vastab Kristuse käsule siin samas peatükis, Mattuse evangeeliumi 6. peatükis, salmis 33 Jeesus õpetab. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Nii et enne kui me palvetame enda vajaduste pärast, Jeesus õpetab, me peame otsima ja taotlema Jumala kuningriiki, palvetama, et tema kuningriik võiks tulla. Ja see oli Jeesuse kogu kuulutuse sisu samuti, kui Jeesus hakkas kuulutama Mattuse evangeeliumi 4. peatükis, salmis 17. Ta kuulutas, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Jeesus tuli kuulutama, taevariik on lähedal. Ja meeleparandus on värav kuningriiki. Ja siis Jeesus õpetas Mattuse evangeeliumi 24. peatükis ja salmis 14. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.
nii et kuningriik kuulub meile kingitusena usu läbi Kristusesse. Me peame kuulutama seda rõõmusõnumit Jeesusest, päästjast. Ja kuningriik levib nõnda, nagu me palvetasime ka erinevate maade eest täna. Kuningriik levib, kui inimesed meelt parandavad ja usuvad evangeeliumisse, usuvad Kristusesse kui päästesse. Ja see peaks olema meie igatsus, et Jumala kuningriik leviks. Et juhtuks nii, nagu on kirjas kolosslastele 1. peatükis, et Jeesus on päästja, kes on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asendanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus ja pattude andeks andmine. Ja seepärast me palume, sinu kuningriik tulgu ja järgnevaks sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja Jeesus on taas meile eeskujuks, et tema palvetas nõnda, kui ta oli Getsemani aias, teda ootas ees rängad ristikannatused, siis me loeme Mattuse evangeeliumi 26. peatükis, salm 39. Et kuidas Jeesus langes silmili ja palvetas, minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu su karikas minust, ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Et Jeesus alistus kuuleka pojana oma taevasele isale, et ta võiks anda ennast risti peal ohvriks meie eest, et ta võiks kanda Jumala püha ja õiglast viha meie pattude eest risti peal, et Jumal võiks armuliselt meile andeks anda, võtta meid oma lasteks. Jeesus alistus Jumala tahtele. Ja meie peame samuti selle tegema enda palve igatsuseks. Me peame palvetama, et Jumala tahe sünniks. Et palve ei ole selleks, et muuta Jumala tahet. Me ei muuda kunagi Jumala tahet palvega, et Jumal muudab meelt, kui me palvetame, vaid me palume selleks, et Jumal muudaks meie südant, Jumal muudaks meie tahet ja meie tahe saaks üheks Jumala tahtega. See on õige, tõeline piibelik palve. Ja kui sul on raske alistuda Jumalale, kui sõnakuulelikkus on sulle nii raske, kui mingi asi sinu elus, mida sa ei suuda Jumalale üle anda või milles Jumalale sõnakuulelik olla, siis palveta, palu minu isa, kes oled taevas, et sinu tahtmine sündigu minu elus. Ja palveta, et Jumal muudaks sinu tahet. Nii et palve siis esmaselt on Jumala ülistamine, Jumalale alistumise kogemus. Me palume, et Jumala nimi saaks austatud, pühaks peetud, tema kuningriik tuleks, tema tahtmine sünniks. Ja alles siis Jeesus õpetab paluma meie igapäevast leiba, anna meile täna päev. Et alles nüüd me palume enda vajaduste pärast. Et kõige suurem ja kõige esmasem vajadus on meil paluda, palves Jumalat ülistada, austada, teenida. Ja siis palvetame enda vajaduste pärast. Ja siin ka Mattuse evangeeliumi 6. peatükis Jeesus õpetab seda, kui ta ütleb siin salmides 31 ja 32. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Seda kõike taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Nii Jeesus õpetab, et me ei tohi muretseda oma toidu või riietuse pärast, oma vajaduste pärast, vaid me peame palvetama nende asjade pärast. Ja me peame palvetama nõnda, et me pöördume Jumala poole, kes on meie armastav isa, ja me peame tulema Jumala lapsena, otsima osadust Jumalaga iga päev, kui me temale anname teada oma vajadused. Jumal, mul on see vajadus, see olukord, see probleem, aga me lihtsalt ei tule Jumala ette, et saada midagi tema käest, vaid me tuleme, et otsida osadust Jumalaga kui meie isaga, kes armastab mind, kes hoolitseb minu eest. Ma tulen Jumala ette usus, et ta on andnud oma kõige kallima kingituse, ta on andnud Jeesuse minu eest. Ja ma usaldan teda, et ta hoolitseb kõigi mu vajaduste eest. Ja ma võin usus paluda,
anna mulle mu igapäevast leiba, õnnista mu kätetööd, kui ma oma elatist teenin. Ja siis Jeesus õpetab, et me paluksime andestust oma pattudele. Ta õpetas meid paluma, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Et Jeesus õpetas seda palvet, kui ta oli teel Jeruusalemma, et surra seal meie pattude andestuseks. Ja Jeesus ei pidanud ise kunagi seda palvet paluma, sest ta oli ilma patuta, ainsana, ilma patuta, veatu ja täiuslik, et surra meie eest, et kanda meie patukaristus. Aga meie toetume Jeesusele, kui me lunastele, kui me päästele. Ja meie usuelu algab sellega, et me võtame vastu täiusliku pattude andestuse, kui me usume Jeesusesse. Aga nagu Jeesus siin õpetab, me vajame jätkuvalt oma usuelu jooksul seda palvet. See on täpselt see, mida apostel Johannes oma esimeses kirjas õpetab, esimese Johannese kiri ja salmid, esimeses peatükis salmid 7-9. Siin on räägitud sellest osaduse elust, palve elust, mis meil peab olema. Et kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesus ja tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustev õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Nii et meie usuelu juurde kuulub pattude üles tunnistamine, kui me oleme teadlikud mingist patust. Eelmine kord me kuulsime jutlust südame tunnistusest, siis me peame üles tunnistama ja andeks paluma ja me toetume taas sellele armule, et Jeesus Kristus on minu eest, minu pattude andestuseks surnud. Ja kui me seda palvet palume, siis Jeesus õpetas meid ka paluma nõnda, nagu meiegi anname andeks oma võlglastele. Et siin palves on koht ka, kus me anname teistele andeks. Ja siin on ka see koht, kus me palvetame teiste inimeste eest. Et sa annad andeks kellelegi, kes on sinu vastu eksinud, et sa palvetad tema pärast. Et Jeesus õpetas seda siin Mattuse evangeeliumi 5. peatükis. Salmis 44 ta ütles, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende ees, kes teid taga kiusavad. Nagu me palvetasime nende riikides, kus on tagakius. Nii peame meie andma andeks oma vaenlastele, palvetama nende eest. Me peame Kristuse ristisurmas peituvat armastust teistega jagama. Ja selleks me palvetame teiste ees, me palvetame nende ees, kes pole veel leidnud Jeesust oma päästjana. Me palvetame nende ees, kes on meile kurja teinud, me peame palvetama kõigi inimeste eest, ka ülemuste valitsejate eest, nagu Kalle ka juhtis meid palvetama. Ja Jeesus ise palvetas ka nõnda, Luuka evangeeliumis on peatükis 23, salmis 34, kirjas, et Jeesus palvetas, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Jeesus tuli, et kanda oma valitute, nende ees, kelle eest ta tuli surema, patud, et andestus kinkida. Ja meie peame seda välja jagama, seda armastust ja andestust palves olles. Ja siis Jeesus õpetab meid paluma, ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Et nii palvetas taas Jeesus ka ja õpetas nõnda oma jüngreid, kui ta oli Getsemani aias koos jüngritega, siis ta ütleb neile Mattuse 26. peatükk ja salmis 41. Et valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Et Jeesus on meid õpetanud paluma, et Jumal hoiaks meid kurja eest, ei saadaks meid kiusatusse. Et see on palve selle pärast, et me tahame elada Jumalale meelepärast elu
Jumalat austada, tema nime pühaks pidada, me ei taha Jumala vastu eksida ja seepärast me palume seda palvet, et kallis Isa, kui sina oled andnud oma poja, et päästa mind kurjast, siis ära lase mul saada määritud patuga, millest Jeesus on mind puhtaks pesnud. Jeesus ju armastas mind nii palju, ta suri minu pattude andestuseks ja ma ei taha sinu vastu eksida, kallis Isa. Hoia mind, et ma ei langeks. Ja Jumal on meile andnud imelised tõotused. 1. Korintuse 10. peatükis on meile antud tõotus. Kui meid tabavad katsumused ja kiusatused. Senini, 1. Korintuse 10. peatükk, salm 13. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Nii et Jumal on tõotanud meid hoida kiusatuste eest, aga me peame palvetama, et Jumala tahe meid hoida, aga Jumal on nõnda määranud, et ta kasutab meid palveid selleks. Nii et olgu see sulle innustuseks palvetada hoolega, et Jumal hoiaks ja kaitseks sind, su peret, teisi lähedasi, õdesi vendi Kristuses. Ja ära oota lihtsaid olukordi, et palvetada, vaid mida raskemad olukorrad sinu ellu tulevad, mida raskemad katsumused, kiusatused, seda rohkem palveta. Me kuulsime ka meie kallist õest, kui raske tal on, seda enam me saame tema eest palvetada. Ja kui sinu elus on raske katsumus, siis palveta veelgi tõsisemalt, veelgi rohkem. Ja minu igatsus on see, et me kõik koos kogudusena pühenduksime veelgi enam sügavamale palveelule. Et isiklik palveelu on nii tähtis meile, et me võiksime kasvada kristlastena. Isiklik palveelu, nagu Jeesus õpetas, see on Mattuse evangeeliumi 6. peatükk, salm 6, ja me läheksime oma kambrisse, lukustaksime ukse, palvetaksime Isa poole, kes on varjatud, et meil kõigil peaks olema varjatud palveelu, mida teised ei näe. Ja Jeesus ise elas sellist palveelu Markuse evangeeliumi 1. peatükis ja salmis 35. Me loeme Jeesuse palveelust. Et vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Juba vara hommikul läks Jeesus palvetama. Ja kui sa loed evangeeliumi, siis sa näed, kui tihe oli Jeesuse igapäevaelu, nii et tal polnud aega isegi süüa. Nii palju oli inimesi, nii palju vajadus, nii palju olukordi, aga ta ikka võttis aega palveks. Ja kui palju enam meie peame võtma aega palveks. Varajased hommikutunnid on eriti kallid palveks. Aga samas me peame lakkamata palvetama, õpetab Piibel. Ja kui me elus on mingid eriti tähtsad olukorrad, me peame mingi väga tähtsa otsuse langetama, siis me peame võtma eriliselt aega palveks. Et Jeesus tegi samamoodi, kui me loeme Luuka evangeeliumi 6. peatükis. Salmis 12. Et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seas 12, keda ta nimetas ka apostliteks. Nii et see oli väga tähtis otsus, et Jeesus valis 12 apostlit ja ta palvetas selleks terve öö. Ja kui palju enam meie, kui me elus on mingi tähtis otsus vaja langetada, kui palju enam me peaksime kõige esmalt hoolega pühendunult ja veel tõsisemalt palvetama. Sest palve on nii oluline täita seda kutsumust, milleks Jumal on meid kutsunud. Meie perekonnas, koguduses, kus Jumal on meid kutsunud teenima. Ja Jeesus on kinnitanud meie usku, et kui me palume, siis meile antakse, kui me otsime, siis me leiame, kui me koputame, siis meile avatakse, sest iga paluja saab, iga otsija leiab, igale koputajale avatakse. Et Jeesus õpetab meid paluma nõnda, me tõepoolest igatseme ja ootame vastust Jumala käest. Ja veel midagi väga olulist siin Jeesus õpetatud palves on see, et Jeesus õpetab meid siin palvetama mitte ainult üksinda, vaid ka ühiselt koos. Sest terve see palve, mida Jeesus õpetab,
on meie vormis. Meie Isa, kes oled taevas. Ja kõik see edasine palve on meie vormis. Et me peame palvetama koos. Et me vajame koos enam palvet koos teiste kristlastega. Võtta aega, et palvetada koos oma abikaasaga, oma perega, oma teiste õdede-vendadega Kristuses ja palvetame koos kogudusena, see on nii tähtis, ühiselt palvetada kogudusega. Nii et siis täna me oleme näinud, et palve on esmalt Jumala ülistamine, Jumala kiitmine, Jumalaga osaduse pidamine, et see on kõige tähtsam palves. Ja seepärast me peame väärtustama ka seda, pidama kalliks palvet isegi siis, kui Jumal ei vasta meie palvetele nii, nagu me ootasime. Me palvetame millegi pärast ja me ei saa seda palve vastust või palvetame väga pikka aega ja ei tule seda palve vastust, mida me oleme väga igatsenud. Siis me peaksime veelgi kallimaks pidama palvet, sest palve on kõigepealt selleks, et olla osaduses Jumalaga. Et kui Jumal vaikib, siis me võime hoopis leida palves rohkem osadust Jumalaga. Ja Jumal on ju palju kallim kui kõik palvevastused. Et kõige suurem õnnistus on, kui ma leian lähedasema osaduse Jumalaga. See on täpselt see, mida Jeesus õpetas, et paluksite ja taevane Isa annab teile püha vaimu. Et on vaimulikud õnnistused, Jumala püha vaimu õnnistus minu elus. See peaks olema see kõige esmasem, kõige tähtsam. Ja mõnikord ongi kõige suurem palve vastus lihtsalt see, et mul on Jumala ligiolu, mul on Jumala rahu, mul on elav osadus Jumalaga. Kuigi need olukorrad minu elus pole muutunud, mul on Jumalaga elav osadus. Ta on minu kallis taevane Isa läbi Jeesuse Kristuse, kes on minu päästja. Nii et kui me palvetame, siis mõtle sellele, mida Jeesus õpetas, et palvetage, et sinu kuningriik tulgu ja tõsta oma pilku usus Jeesuse peale, et on tõotanud tulla tagasi teist korda nähtavalt. Esimest korda tuli alandlikult ja tasaselt, et surra lunastajana ja päästjana, aga on tõotanud tulla tagasi aus ja väes oma kuningriigiga nähtavalt. Ja siis saavad kõik meie palved vastatud. Kui ta tuleb tagasi, Ilmutuse raamatu 21. peatükk, salm 4 ütleb meile, et tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Kui Jeesus tuleb tagasi kuningriigiga, kõik meie palved saavad vastatud, kui kinnitav ja lohutav see on. Ja siis saab Jumala tahe sündima, nagu see on taevas, nõnda ka maa peal. Prohvet Habakuk, 2. peatükk, salm 14, kirjutas, sest maa saab täis issanda au tundmist otse kui veed katavad merepõhja. Et tuleb päev, kui Jumala nimi saab olema pühaks peetud kogu ilmamaal. Jumal saab kogu au oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Palvetame.